Täna räägime advendipühapäeva puhul sõrmkinnastest. Uuel aastal ilmub raamat Eesti silmuskudumine 4, sõrmkindad. Ja selle tarvis oleme me siis väga palju uurinud sõrmkindaid. Sinna tuleb palju mustreid ja palju lugusid, aga kindlasti tuleb sinna ka palju põnevaid sõrmkinda kudumise õpetusi. Kuidas sellised õpetused sünnivad, et kuna me räägime ju Eesti sõrmkinnastest, siis suuresti on nende taga ka siis kinnaste uurimine, aga mõndapidi ka siis inimeste käest saadud kogemused. Ja nüüd ma räägin sellest, kuidas siis vanasti lõpetati sõrmi. Tegelikult nii samuti tehti ka sokiotstega. Ehk siis, kui sõrm hakkas ära lõppema, siis tehti selline sabakene siia sõrme otsa. Olen ka ise algul seda pidanud nagu selliseks veidi veidraks asjaks, mis võib-olla pole nii mugav, aga tegelikult olen nüüd harjunud seda tegema ja see on tõesti väga tore lõpetamine. Ja Muhus näiteks on selle asja kohta olnud ka omaette sõna, see tegevus on olnud toputamine. Ehk siis täna toputame siin ära ühe sõrme. Et kuidas seda teha? Vanasti tõsteti siis kõik silmused ühest silmusest üle, aga mina teen seda nõelaga, et see tulemus on tegelikult täpselt sama. Ma olen kudunud nüüd nii kaugele, et igal vardal, 3 vardal on siis 3 silmust ja ma panen selle kerast tuleva lõnga 2-kordselt nõela taha. Kusjuures ei ole isegi vajadust seda kera siit nagu ära katkestada, või et see lõng võib kera taha esialgu jäädagi. Ja nüüd järjest iga varda pealt tõstan siis kõik silmused siia sukanõela peale. Kui ma siis ühe vardatäie olen ära tõstnud, siis võin selle 2-kordse lõnga siit ka läbi tõmmata. Nii, nüüd siis järgmine vardatäis. Et ainult 3 mul neid siin on. Ja kui seda tööd teha siis nõelaga, siis on hästi vaja vaadata, et see nõel ei läheks nagu niimoodi poolikult silmusest läbi, vaid et ta täpselt nagu suruda ta siia varda vastu, et ta ikkagi läheks läbi täpselt sellest silmusest, mitte nagu lõngast läbi. Nii, ja nüüd ma siis tõmban selle ära ja sain siis sellise tulemuse, nüüd võin selle nõela ära võtta. Et mul on siis kerast tulev lõng ja siis selline aas. Ja tegelikult ma saan seda aasa siin nagu suuremaks ja väiksemaks tõmmata, natukene võin ta väiksemaks teha. Ja nüüd ma võin ka selle juba siit ära siis murda või läbi hammustada selle kerast tuleva lõnga. Ja nüüd tehakse üks selline huvitav toiming, mis ausalt öeldes mulle endalegi pakkus esialgu hästi palju nalja. Et see on niisugune nagu mõõkade ristamine. Kõigepealt see augukene siin sõrme otsas peaks olema suhteliselt suur. Ja nüüd pannakse 2 varrast, millega ma kudusin, niimoodi siit läbi risti, et nad tuleksid siit august välja. Nii. Mõte selline seis, 2 siit kõrvale 2 ristatud varrast, mis väljuvad siis siit otsa sellest august. Ja nüüd ma võtan võin siis panna parema varda taha ja nüüd ma võtan selle aasa ja selle lahtise silmuse ka ja viin siit vahelt läbi. Näete, ja nüüd nagu kooksin, ehk siis selle parema vardaga vastu seda teist varrast, näete, lükkan ja nad lähevad siia nagu niimoodi sisse. Nii, nüüd ma võtan need vardad välja ja keeran selle kinda siis teisipidi, just selle sõrme, mida ma siis toputada siin tahan. Nii, ja nüüd ma olen siis selle sõrme tagurpidi keeranud ja näete, siit sõrmest tuleb nüüd välja nagu 2 jänesekõrva.
Tegelikult ma võin siis siit tõmmata, mul üks nendest on ju selline nagu lahtine aas. Nii, ja nüüd ma saingi seal siis siit kätte, näete, nüüd mul on siin üks selline aas ja teine on siis selline lahtine. Nüüd te võite täitsa siit otsa poolt vaadata ja nüüd võib seda kahekordset aasalõnga natukene nagu kokku tirida. Et siis ta tõmbab hästi selle otsa nagu kokku. Ja näete, nüüd võib täiesti nii nagu heegeldada ja tõmmata siis selle hästi siia ligi. Vanasti tehti seda veel niimoodi, et nüüd tehti seda tööd hästi mitu korda. Ikka üks kord, teine kord, siia tekkiski selline nagu väikene punutud eegelketike ja siis jäeti see ots lihtsalt lahtiseks. Aga mina soovitan nüüd praegu, kui te ei taha, et teil sõrme sisse jääb selline saba, teha üks kord ja siis tõmmata see ots siit juba läbi. Aga mitte ka esimese korraga tõmmata, siis jääb seda tugevust vähemaks. Lükkan ta täitsa kokku. Nii, ja nüüd võin selle natuke väiksemaks lõigata. Panen selle saba otsa siis ikkagi siia nõela taha. Et vanasti siis üldse mingit peitmist ei toimunud, tehtigi see saba otsake ära ja see jäigi sinna. Aga mina nüüd seespoolt nagu selle lahtise otsa ikkagi leian siit mõned silmused, mille alla ma selle nagu tõmban. Aga oht, et ta lahti läheb, on nagu täiesti olematu. Nii, nüüd ma võin siis selle ülejäänud lõnga nagu ära võtta. Ja nüüd mul on siis see sõrm toputatud. Ja vaadake, nüüd on veel üks tore nipp, mille ma teile õpetan. Aga nüüd siis saan hakata seda sõrme kuduma. Mis mul veel kudumata on väike sõrm ja seda on ääretult lihtne teha, kui need ülejäänud kootud sõrmed siin kõik seespool on. Et kõigepealt siis panen need lõngal olevad silmused siit vardale. Nagu on siit praegu sõrme hästi lühikeste varrastega, et see on hästi mugav. Siis need vardad segavad mul siin vähem. Nii. Ja alustan nüüd selle sõrmesilmuste üleskorjamist siis siit sõrme vahe keskelt. Ja näete, mul neid on siit väga palju kergem korjata, sellepärast, et mul see ära kootud sõrm üldse ei sega siin. Ja kududa on ka sõrme lihtsam, kui teised sõrmed on seespool. Et selline väikene trikk. Ja muidugi uut raamatut tasub väga oodata, sest et seal on lisaks siis mustritele tõesti imepalju kõikvõimalikke nippe, kuidas hästi ilusaid sõrmkindeid kududa.